Tere, mina olen Maria Rahamägi, olen Edumuse juht ja asutaja. Minu õpilasfirma tegeles helkurkottide tootmisega. Selle õpilasfirma nimi oli R3, sest et selle asutajate nimedes olid kõigil need R-tähed sees ja siis me arvasime, et see on superhea nimi. Ja selle õpilasfirma idee tuli sellest, et ma tahtsin luua midagi uut, aga midagi praktilist ja kuna minu isa ettevõttes oli palju kangast, mida ma arvasin, et oleks hea kasutada õpilasfirma heaks, siis leidsin selle veekindlast materjalist kanga ja mõtlesin, et poekottide tegemine võiks siis 2010-2011, millal me sellega tegelesime, olla päris hea mõte. Ja kõigile helkurkottidele olid peale õmmeldud helkurid erinevate disainidega, nii et oli siuke päris vahva ettevõte. Ma ütleks, et selle õpilasfirmaga läks päris kenasti, et õpilasfirma programmi eesmärk ongi õppimine ja sellest kogemusest rohkemate selliste teadmiste saamine, silmaringi avardamine ja seda ta kahtlemata oli. Et meie õpilasfirma üks puuduseid oli tiimitöö. Ma enamus asju arvasin, et ma ikkagi teen ise ära, sest et ma tean kõige paremini, kuidas värk peaks käima. Ja siis see lõpuks, ma arvan, et sai meile saatuslikuks ka. Teistpidi käibe ja sellist müügi ja kõige selles mõttes läks päris kenasti, et majanduslikult oli väga mõistlik ettevõtmine. Aga jah, kõiki neid punkte, mida õpilasfirma näiteks programmi žürii tahab näha, et need ei olnud suurepäraselt kaetud. No ma ütlekski, et tiimitöö ja delegeerimine olid minu jaoks kõige suuremad õppetunnid sellest õpilasfirma programmist. Ma nägin, kui palju ma saan teha ära siis, kui ma toimetan üksi ja ma nägin, et tulevikus, kui ma tahan midagi päriselt suurt ära teha, siis ma pean leidma endale tiimi, keda ma usaldan. Asi ei olnudki sellest, kas ma saan neid inimesi usaldada või mitte, ma lihtsalt kuidagi tol momendil ei tahtnud delegeerida või ei olnud veel sinna jõudnud. Ja siis hilisemates ettevõtmistes pole sellega õnneks probleeme olnud. Aga üks asi, mille ma veel võib-olla välja tooks just sellest õpilasfirma programmi vilistusorganisatsioonist, et just näha, kuidas see ettevõtlus nagu muudab noorte maailma ja need uued kogemused viivad nad teistesse keskkondadesse, kus nad varem on olnud. Nimelt me tegime nüüd, ma ütleks 7 aastat tagasi Simunes väikest ettevõtluslaagrit, mis toimus siis 2 päeval. Esimesel päeval olid noored lihtsalt kohal ja hakkasime toimetama ja teisel päeval tulid õpetajad ka. Ja minu jaoks ma ütleks, et kogu selle kogemuse üks kõige sellisemaid mõjusamaid momente on olnud just see, et kui üks õpetaja tuli siis minu juurde ja küsis, et vau, et kas see tüdruk on ka nii tublisti kaasa teinud. Ja ma ei saanud aru, milles küsimus on, sest ta oli väga tubli olnud ja väga vahvasti kaasa toimetanud. Ja kui see õpetaja ütles, et tegelikult on väga raskest perest ja koolis läheb halvasti ja kõik läheb justkui halvasti, et siis see kogemus näitas mulle, et kui oluline on aidata noored natukene teise olukorda, kus nad saavad ennast justkui taas luua ja uuest küljest ühelt poolt ennast arendada ja ennast näha ja ennast maailmale näidata. Ja see oli minu jaoks hästi selline mõjus ja kogemus, millele ma vaatan päris tihti tagasi, eriti nüüd, kui ma Edumusega ka toimetan. Kuna ma pärast õpilasfirma programmi päris palju selle vilistusorganisatsioonis toimetasin, siis nüüd, kuna see õpilasfirma programm ise jääb nii kaugesse minevikku, siis need vilistusorganisatsiooni kogemused varjutasid seda õpilasfirma enda kogemust päris palju, sest et seda on lõpuks lihtsalt nii palju rohkem. Ma toimetasin õpilasfirma programmi vilistusorganisatsioonis kokku 5 aastat. Selle jooksul viisime läbi 10 ettevõtluslaagreid, korraldasin vist 5 hakatoni, mis on siis õpilasfirmade hakaton ja see kogemus minu jaoks tipnes siis Junior Achievementi vilistlaste sellise rahvusvahelise konverentsiga, mida me korraldasime 2018 ja sealt võttis osa 5 päeva jooksul 220 noort ettevõtjat üle maailma, mis oli kahtlemata superäge. Ja siis ma ütleks, minu jaoks kõige sellisem tänuväärsem osa õpilasfirma programmist oli see, et see üldse olemas on ja et see avas mulle võimaluse siis
edaspidi tegeleda selle vilistusorganisatsiooni ja ettevõtluse arendamisega ja toetamisega teiste noorte seas, mis siis lõppkokkuvõttes viis mu edumuse juurde. No ma ütleks, et ma jõudsin ettevõtluseni päris varakult, kuna mu vanemad on samamoodi suuremal või väiksemal määral ettevõtjad, siis ma teadsin, et see on midagi, millega ma ka tulevikus tegeleda tahan. Kui ma sain koolis teada õpilasfirma programmi kohta, siis ma teadsin, et jep, see on kindlasti see, millega ma pean tegelema ja sealt mu selline, kuna ma olin varem juba ettevõtluse peale mõelnud, siis sealt ka mu selline suhteline enesekindlus, et ja ma tean, mida ma teen ja kuidas neid asju nii-öelda toimetada ja tean paremini kui teised. Ja sealt me alustasime siis selle õpilasfirmaga, sealt liikusin edasi õppima majandust ja äri Taanis. Kui ma tulin tagasi, siis hakkasin panustama õpilasfirma programmi vilistusorganisatsiooni, kus me alustasime väga väikeste projektidega, aga mis siis selle 5 aasta peale kasvasid väga suurteks ja lõppkokkuvõttes andsid inspiratsiooni edumuse asutamiseks. Praegu ma siis tegelen edumusega, millega me oleme 3 aastat aidanud spetsialiste minna koolidesse õpetama ja seda just seetõttu, et õpilasfirma programmi vilistusorganisatsiooni raames ma ise ka lõppkokkuvõttes olingi selline osalise koormusega õpetaja ja aitasin noortel siis just ettevõtlusvaldkonnas oma sellist teed ja inspiratsiooni leida. Ja kuna mina ja mu kolleegid ja alumnis said väga hea kogemuse, siis just sellest tuligi see mõte, et miks mitte pakkuda sarnast võimalust teiste valdkondade spetsialistidele. Aga nüüd ma tooks juba välja, et sellest spetsialistide kooli saatmisest oleme jõudnud veel sammu võrra edasi ja alustanud edumuskuuli, mis on siis esimene valikainete distantsõppekool Eesti noortele, selleks, et olenemata nende asukohast saaksid nad õppida majandust näiteks mõne EAS-i konsultandiga või siis diplomaadiga kultuuride ülest suhtlust või ükskõik mis valdkonna tippspetsialistiga just neid teemasid, mis seda noort parasjagu kõnetavad. Ma olen väga seda meelt, et kõik suured asjad hakkavad väikestest ja ma arvan, et ilma õpilasfirma kogemuseta ei oleks ma täna siin. Et ma tegin oma õpilasfirmat ja siis see andis inspiratsiooni järgmisteks ja suurtemateks tegudeks ja siin ma olen. Ma ei ole kindel, et ma päris õpilasfirma programmis osalemise ajal seda mõtlesin küll, aga hilisema töö puhul junior achievement'iga hakkasin aina rohkem tähele panema sellist sotsiaalset ettevõtlust ja seda, et kuidas me pakume kõigile noortele siis võimaluse ennast nii-öelda avastada ja arendada. Ja junior achievement inimesed on alati väga kõrgelt väärtustanud seda, et õpilasfirma programm oleks kättesaadav kõigile noortele üle Eesti, olenemata nende taustast ja asukohast või millest iganes. Ja ma ütleks, et edumuse programmi raames me oleme neid väärtusi ka väga kõrgel pidanud. Et ühelt poolt spetsialistide kooli viimisel, et me ei teeks seda ainult Tallinnas või Tartus, aga nüüd just selle distantsõppekooliga ka ma näen, et saame kõikide väikeste kohtade noortele pakkuda seda sama haridust, mida saavad suurtes linnades noored. Ma arvan, et õpilasfirma programm on oluline selle jaoks, et harjutada seda ettevõtlust ja harjutada väiksel määral. Õpilasfirmadel on kahtlemata selline nunnufaktor juures, ehk siis isegi kui su toode või teenus ei ole veel päris sellisel kõval tasemel, siis sellel on turgu ja huvilisi sellegi poolest, mis sellepärast, et tegijad on noored ja tegu on õpilasfirma programmiga. Ja ma arvan, et kooli ja õpilasfirma programmi raames need esimesed ettevõtluskogemused kätte saada on vägagi väärtuslik, sellepärast, et ühelt poolt ei pruugi need noored saada võib-olla kunagi ettevõtjateks, ei pruugi olla nende ambitsioon, küll aga teiste ettevõtete sees töötades selline ettevõtlikkus ja nii-öelda kogemus millegi juhtimisest on vägagi väärtuslikud. Õpilasfirma programmi toetan ma tõenäoliselt kõige rohkem tehes edumust. Nimelt me juba õpetame edumusega majandusõpetust ja ma näen, et sügisest võiks ka edumuskuulis ehk siis meie distantsõppekoolis õpilasfirma programm olemas olla selleks, et katta kõiki neid koole, kellel veel ei ole võimalust õpilasfirma programmi pakkuda olnud oma noortele. Ja ma arvan, et rääkides läbi junior achievement inimestega või olles seda juba teinud, siis
ma näen, et nad väärtustavad seda panust ja muidugi olles selline tore vilistlane, kes siis pidevalt Junior Achievement'i mainib ja kiidab oma tegevustes. Ma arvan, et see on päris hea töö. Kutsun teisi inimesi samamoodi õpilasfirma programmi toetama, kas siis seda läbi õpetama tulles või siis kutsudes üles noori olema ettevõtlikud või siis ka Junior Achievement'it rahaliselt toetama. Kindlasti on seda väärt.